Tõenäoliselt pole Eestis inimest, kelle kõrvu poleks jõudnud kuuldused lähenevast maailmalõpust ning sellele eelnevatest Eestimaa pinda räsivatest hädadest ja katastroofidest. Olgu nendeks siis hirmuäratavad tsunamid, verine relvakonflikt idanaabriga, kohutavate tagajärgedega maavärin ning kõiksugu muud õudust tekitavad sündmused. UFO-invasioonist laiaulatusliku terroriaktini välja. Tänases erisaates otsime vastust küsimusele, kuidas peaks Eesti inimene suhtuma kõikvõimalikesse ettekuulutustesse? Kas Eestit ootavad tõepoolest ees häving ja hukatus? Uurime, mida arvavad asjast juhtivad spetsialistid seismoloogidest UFO-uurijateni ning kuidas kommenteerivad tulevikusündmusi usutegelased ja sensitiivid. Nii nagu kogu maailmas on terrorismi oht tõusnud, nii ka Eestis. Eestis kaob iga aasta umbes 300 inimest. Praegu on aeg, kus Jumal kutsub Eesti rahvast enda ligi. Lihtsameelsete hullutamise viis. Nende taldekute päris foto. Kõik ära sulaks ikka. Siis tegelikkuses ju enamus suurlinnasid tuleksid kõik vee all. Paanika tuleb vältida igal juhul. Mis siin maailmas praegu toimub, see on algus. Te vaatate Kanal 2 erisaadet Eesti häving ja hukk. Saagem tuttavaks Pärnu kristliku vabakoguduse liikme Raul Udikasega, mehega, kes saab sõnumeid kõige vägevamalt endalt. Oma ilmutustes on vend Raul näinud ka maailma lõppu. Ma nägin ühe unena paar aastat tagasi, mis mind väga hirmutas. Et see nagu surm tuli üle Euroopa, see on siis tähendab erinevaid viletsusi. Ja tuli üles poole ja ma nagu olin ängistus, ma ütlesin, Jumal, kas Ameerika ei tee midagi, kas Ameerika ei päästa siis meid. Siis ma kuulsin, nagu oleks maavärin käinud, et ma olin nagu seal Vahemere kohal umbes natuke siin Euroopa poole. Ma nägin, kuidas Ameerika langes nagu põlvedele ja maa müdises. 3. maailmasõda tuleb kindlasti. Eesti apostliku õigeusu kiriku preester isa Aleksander Sarapik soovitab aga selliste ilmutustega ettevaatlik olla. Kui ta on saanud ilmutuse, siis eks ilmutustega on ka niimoodi, et vaimud tuleb läbi katsuda ja eks neid ilmutusi tuleb põhjalikult uurida, et kes seal ikkagi siis ilmutas ennast. Sest see ilmutus ei saa olla väljaspool aega ja ruumi, see peab olema ikkagi füüsiliselt selles mõttes kirjeldatav. Et sellega tuleb ettevaatlik olla. Rohkem kui 10 aasta jooksul on vend Raul osa saanud mitmetest ettekuulutustest. Uurime, mida arvab Jumala poolt välja valitud mees väitest, et maailma lõpp saabub juba aasta pärast ja kust üldse tulevad need sõnumid, mis inimeste seas hirmu ja ebakindlust külvavad. Teades piiblit ja teades nagu Jumalat nii palju, ma võin öelda, et need sõnumid ei tule taevast ega valgusest, need tulevad alt maailmast, need tulevad eksitatelt vaimudelt. Et tulevad põrgust. Aga kas Maiade kalendri lõpuga 21. detsembril 2012 kaasneb ka maailma lõpp? No kui me räägime maailma lõputeooriatest, siis see on alati olnud niisugune suhteliselt õdus seltskondlik mäng ja lihtsameelsete hullutamise viis. Ja vahest ka päris hea äri. Inimesed nagu kipuvad neid muinasjutte natukene nagu tõsiselt võtma. Kas teie ei kardagi siis maailma lõppu? Mina ei ole selle ennustaja, eks ju. Ma loodan seda edukalt kajastada ja järgmise päev pärast seda teha lihtsalt väga eduka esikülje, ma arvan, mis võiks paljudele huvi pakkuda. Kuid Eestis on ennegi lõppu kuulutatud. Kui oli ju prohvet Maltsveti liikumine, siis ju inimesed ju ootasid maailma lõppu ja valget laeva ja siis ju kõik vara anti ära ja anti ennast, nagu öeldakse, Jumala hoolde. Ja eks niisugused hullusi suuremas, väiksemas mahus on maailmas enne ka olnud. Aga mida arvab Maiade kalendri needusest Eesti juhtiv paranähtuste uurija Igor Volke? Arvan, et kalendri lõpp toob meile lihtsalt uue kalendri ja uusi avanguid, et lõppu ei pruugi oodata sealt, kus teda kõik massid ootavad. Kui ajamõiste kaudu kirjeldada lõppu, siis kindlasti ei ole tegemist mingisuguse asja hävinguga, vaid pigem üleminekuga. Ta võib tõesti kunagi tulla, kui nad selle aatomopommidega hakkavad seda suurt aatomsõda pidama. Loodame, et inimesed nii hulluks ei lähe, aga kui see tõesti tuleb seda vesinika pommi, see on nii palju, et seda maakera võib 10 korda õhku lasta. Maailma lõppu ei saa mitte keegi ette ennustada. Ennustada ei saa, kuid ennetada küll ja seda koguni riiklikul tasandil.
tuli 2000. Siis ma kujutan ette, et kõik võimalikud tarkvaratootjad ja kes nii-öelda numbrite ja programmide maailmas midagi toodavad ja loovad, siis oldi valmis ka tegelikult ju piltlikult öeldes maailma lõpus kuni selline välja, et osad arvasid, et tuumalaengud iseenesest tõusevad lendu ja hakkavad plahvatama kuni selleni tegelikult välja, et ega meie siin Eestiski, seistes siin samas tuletõrjekomandos, saime ka teatud juhiseid, et juhul kui nüüd tõesti peaks midagi juhtuma tsentraalarvutitega ja järsku tuletõrje ei saa enam kustutusvettu randivõrgustikust. Kuid elu Eestis läks edasi. Kes teab, võib-olla tuleks meil nähtamatu vaenlase asemel valmistuda hoopis käega katsutava vaenlase rünnakuks. Kõige halvim muidugi inimkonna jaoks on see, et alanud on ju 3. maailmasõda. Kui on igas peres mehel relv, seda turvalisem on elada. Ja seda teab ka vaenlane. Kui vaenlane teab, et siit igast metsatukas, kus on väike maja, igalt poolt võid sa tina saada, ei siis keegi julgus on nii kergesti kallal tulla, see on ka selge. Kuid suuremal osal eestlastest puudub relvaluba ning seetõttu saab loota vaid Kaitseväe, Kaitseliidu ning NATO vihmavarjule. Sellisel juhul Eesti kui NATO liige läheb loomulikult selle kuulsa NATO lepingu artikkel 5 alla, mis tähendab siis seda, et NATO seisukoht on juba ette, et rünnak ühe liikmesriigi vastu on rünnak kogu NATO vastu. Lõunariigist hakkas sõda pihta ja see tuleb põhja välja. Kui palju ta meid siin koha peal puudutab, see on teine probleem. Venemaal puhkeb kodusõda. Kui me räägime võimalikust sõjalisest konfliktist, no siis seda ei terenda siin silmapiiril ei kusagil. Selles mõttes, et igasugune Venemaa võimalik rünnak NATO ja jõukate riikide pere vastu on Vene riigi enesetapp. Sest siis on täitsa selge, et võimaliku Hiina ohu korral ei tule neile appi mitte keegi. Aga mida kaardid näitavad? Eesti pinnale sõda ei tule. Kui siin Eesti oma vahel siin mingisuguste lollutega keegi hakkama. Meil ei ole siin sihukest sõjalist selliseid inimesi. No kui sellegi vastu pead saad, näed, see on 14,8. See on nii väike kahur, siis on pool pead ja purjambad puu otsas. Muidugi ei ole mingit Vene ohtu. Vene ohtu puhutakse üles kindlatel eesmärkidel, nagu ikka tuleb tähelepanu viia mingile välisvaenlasele. Kui Vene pool oleks tahtnud tõesti vanas nõukogude stiilis siin midagi teha, siis nalja asi oleks seda teha. Nad ei ole ühtegi provokatsiooni ka teinud. Nii. Minu arust käitub Venemaa väga soliidselt. Kuid julgeolekuspetsialist Erik Niiles Krossi arvates peaksime me siiski ettevaatlikud olema. Te mäletate rahvusvahelist hoiakut 2008. aasta kevadel, kui toimus Bukarestis NATO tippkohtumine ja grusiinid hakkasid rääkima, et on olemas mingisugune oht, et Venemaa neid ründab, siis öeldi ju üldiselt, et see on absurd, et 21. sajandil näiteks Venemaa-sugune riik ei ründa oma naabreid. Kõigi üllatuseks selline rünnak siiski leidis aset. Seda arvestades ei saa loomulikult rünnakut välistada. Samas taolise ründe tegelikuks toimumiseks on vaja ikkagi olulisi muutusi julgeolekupoliitilises keskkonnas. Ega venelased ei ole ka kõik ebanormaalsed, olgu tatar ja mongol järeltuli, kus normaalselt kõik maha tapeti ja vanem poeg pead emaga uut sugu tegema, et tuleks selline, keda oleks hea valitseda. Tavale vene inimene, kõige parem inimene maailmas, ega tuleb sul poole leivatükki ka sulle ära, eks ole. Aga need, kes panevad inimese üksteise vastu, need on poliitikud. Tegelikult on ikkagi venelastel järele jäänud ainult 7-8 aastat, et langetada üks põhimõtteline otsus, kellega nad siis on. Kas nad on jõuka Euroopa ja Põhja-Ameerikaga, ütleme nii, et NATO-ga, ja kui nad on nendega, siis nad peavad, ütleme, nende, kuidas nüüd öelda, selle eesrindliku maailma reeglite järgi toimima. Edgari sõnul pole võimatu ka praeguse Venemaa täielik lagunemine. Moskva linn jääb tühjaks. Sankt-Peterburg, kõige rikkam riik, eraldi Venemaa, Venemaa pooleks.
ja Venemaa laguneb täielikult, eks on niimoodi ära. Kui me mõtleme sellele, et poolakaid ja ukrainlasi üksi on kokku 90 miljonit, siis Venemaal on vähe rahvast, palju maad, palju loodusvarasid ja sellisel juhul ikkagi nemad lõimuvad selle muu maailmaga, mitte ei kehtesta seal oma tingimusi. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ning on näljahädasid, taude ja paiguti maavärinaid. – 2011. aasta märtsis, mil Jaapanit räsisid laastavate tagajärgedega maavärinad, hakkasid paljud eestlased mõtlema sellele, kas säärased sündmused võiksid aset leida ka Eestis. Aga mis on üldse need tegurid, mis maavärinaid põhjustavad? Maavärin toimub siis, kui on mingi kivimkehad, 2 kivimiplokki, mis on nagu tahavad nihkuda üksteisest mööda või mingi pingeväli, mis kuidagi mõjutab neid kivimiplokke nii, et kas sellisest, mis iganes suunast. Ja lõpus, kui pinge kogub hästi suureks või nii suureks, et kivim enam vastu ei pea, siis tekib maavärin. Tegelikult pärast maavärinat ei ole mitte midagi. Ei ole inimestel kus elada, on meeletu kaos, on maas kõik sideliinid, mobiilimastid, televisioon, raadio, kõik võimalik internet, mis me suudame siin välja fantaseerida. Ei ole elektrit, veetrassid on katki, et ütleme selline esimesed nädal, 10 päeva on ikka väga segased lood selle asjaga, sest maavärin on, ma arvan, et üks vähestest katastroofidest, võib-olla tsunami ka, mis suudab tegelikult nii väga suure ala korraga väga rivist välja viia. Nii üllatuslik kui see ka pole, esineb maavärinaid ka meil. Keskmiselt registreeritakse Eestis 1 maavärin 2 aasta jooksul. Tegelikult hetkel on olnud vaikne aeg, sest kõige viimane meie territoriaalvetes oli novembris 2006. Ja enne seda oli maavärin aastal 2004, aga nad on hästi pisikesed olnud magnituudi või suurusjärguga ühe paigas. Eesti on seismoloogiliselt hästi rahulik koht, et see on üks neid kõige rahulikumaid paikasid maakera peal, kui võib ette kujutada. Seega võib maavärin eestlast ohustada ainult välisreisil olles. Kui olla mägede piirkonnas, siis minu mälu on see, et maavärinale eelneb selline umbes sekund 2 väga tugev kõmin. Nagu mäed hakkavad kõmisema. Ja siis, kui on maavärin juba ise kohal, ehk maapind liigub, siis tegelikult ei saa sa seal joosta, ei saa sa aru, mis sa pead tegema ja see haarab sind nagu endasse. Ja otsustamise ja tegutsemise hetki on sul tegelikult väga vähe. Suured kauged maavärinad registreeritakse ka Eesti seismojaamades. Siin hakkab see Jaapani suur värin tulema ja tegelikult kõik need sündmused siin on ta järeltõuked. Meie Eesti rahvas ja üldse peaksid tänama Jumal, et me elame heas kohas. Meil on niukene nagu varjupaik, ütleme niimoodi, et siin midagi suurt, niisugust õnnetuskatastroofi siin Eestit ja muul mujal maailmas küll. Aga kas tsunami oht Läänemerel oleks reaalne? Tegelikult selle Osmussaare maavärina puhul aastal 1976 on öeldud, et kohalikud inimesed rannikul tundsid vist umbes meetri kõrgust tsunamid. Aga tõesti, kui me mõtleme, et see kindlasti nagu sumbus hästi kiiresti, et ma ei usu, et ta kuhugi kaugele Rootsi rannikule näiteks väga sai või mitte väga kõrgena, et üldreeglina, nagu mõtleme Läänemert, et ta on nii väike